Tere tulemast, kallid kaljukitsed! Siin on teie septembrikuu esimese poole ülevaade. Läbi raskuste tähtede poole, kallid kaljukitsed, teie nii-öelda järjekindlus kas viib või on just viinud teid mingisugusele sihile, eesmärgile, mida teil on suur nii-öelda õnn või uhkus tähistada. See on see koht, kus te saate tuhka pähe raputamata endale nii-öelda rinnale taguda, et te olete ära teinud. Te olete mingi asja ära teinud tänu oma järjekindlusele. Järjekindlusele, mis vahest on teile ka meelehärmi ja nii-öelda liigseid stressiolukordi tekitanud, on seekord teid teeninud. Te olete täiesti õigel teel oma nii-öelda eesmärkide saavutamisel ja saate rahulikult aja maha võtta, et hinnata, kuhu edasi. Teie nii-öelda positsioon on praegu üsna kindel ja kõigutamatu. Siit allapoole te praegu kukkuda ei saa, selles mõttes ei ole mõtet muretseda, et te peate veel kõrgemale, veel kiiremini, veel kaugemale. Praegu on see koht, kus te saate just nagu aupaistel iseenda jaoks rahulolu tunda. Lubage endale seda rahuhetke kahe projekti vahel, kahe nii-öelda eesmärgi vahel, kus te ühe olete saavutanud. See on suur samm, milleni jõudmine on võtnud teilt üsna palju energiat ja tahtejõudu. Mitte, et teil seda vähe oleks, aga sellegipoolest see kõik on siiski väsitav olnud. Lubage endale praegu seda puhkust ja valikuvõimalusi, et mis edasi. Just nagu rahulikult, mitte liikuvast positsioonist tulevikuplaane teha on praegu kõige õigem aeg. Ja neile, kes veel ei ole lõpule jõudnud, siis teadke, et teie nii-öelda eesmärk on käega katsutav siinsamas ja selleks ei ole vaja enam palju vaeva näha. Te olete selle vaeva juba näinud. Tehke lihtsalt need viimased sammud täiesti rahulikult, ilma ülemõtlemata, ilma muretsemata, ilma süümepiinadeta, et te saaksite sellesse rahuhetke, kus siis nii hinnanguliselt tagasi vaadata kui ka uusi plaane teha. Teil on praegu hea aeg. Aitäh ja olge hoitud!